tere tulemast meie minikursuse teise päeva kohtumisele. Mul on nii hea meel taas näha siin tuttavaid nägusid. Nii tore. Ja kuna ma panin salvestuse siis üles ka YouTube'i, siis ma näen sealt kenasti statistikat ja eriti rõõmsaks teeb selle, et kui koha peal ei saa olla, siis järelvaatamiste number on päris kena. Seega on põhjust tähistada. Mina olen igatahes juba rahul ja kohe tibutagi tuli selga. Aga nii tore, et sa siin oled ja enne veel, kui me alustame tänase teemaga, siis kirjuta mulle korraks, et kas sa said kirja endale enda eesmärgi, siis mis tekitab sulle elevust? Et kas sa said selle eesmärgi endale kirja, mis tekitab sulle elevust? Ja kui sa oled siin täna esimest päeva, siis kirjuta, kas sa vaatasid järgi ka salvestust. Et sa võid seda kenasti siia samma chati kirjutada. Midagi on kirjas. Suurepärane. See on suurepärane algus juba, kui sa said midagi kirja. Ja taas kord täna siis korraldusliku poole pealt nii palju, et jagan taas sulle siin slaide. Vahepeal panen täna slaide rohkem kinni, et ma näeksin ka teid ja kuskil poole pealt, kui me oleme jõudnud meie teemaga poole peale täna, siis tuleb siia üks armas külaline, kes on siis ka minuga juba koostööd teinud. Seega tuleb ka siia Merle ja jagab natukene enda lugu. Ja siis sealt läheme edasi teise poolega ja taas kord täiesti meie kohtumise lõpus teen sulle taas pakkumise ja natukese teistsuguse kui eile, aga täna saad ikkagi taas selle järgmise sammu pakkumise ka siit. Seega veel kord tere tulemast sulle ja sa enne veel, kui me lähemegi tänase teema juurde, kohe jagan meile siia ka slaide. Nii armas, et kaameras läks tööle. Tšau, tšau. Nii, peaks kenasti näha olema ja siit lähemegi siis edasi, et esimesel päeval, mis oli siis meil eilne, me tegelesime kõigepealt visiooni loomisega. Ma loodan, et sa võtsid selle aja ja kirjutasid veidikenegi lahti veel enda visiooni ja siis me ka sukeldusime sinu unistustesse, vaatasime, mis sind takistab, miks ei ole need unistused, miks ei ole see visioon veel täidetud ning panime kirja esimese väikese sammu, mis on siis üks sammudest. Tegelikult me tegime juba mitu sammu, kui aus olla, sest ka visiooni loomine on üks samm enda unistuste poole, enda eesmärkide poole ja ka see, et sa üldse paned oma eesmärgi kirja. Sest kui sinu eesmärk on kirjas, siis sealt tegelikult hakkab kõik pihta. Ehk siis eesmärgi kirja panemine on põhjus, miks saavad asjad üldse hakata liikuma. Täpselt nii nagu ka eelmisel korral ja mulle alati meeldib ka enda coaching utes ja kõikides teistel webinaridel, grupi coaching utel, kohtumisel teha, siis esimese asjana võtta oma pastapliiats või kui sulle meeldib kirjutada mõne muu kirjutusvahendiga, siis võta see. Võta paber, võta märkmik, kui sul on töövihik, siis töövihiku üles pealkirja kohale. Sa saad kirjutada enda tänase taotluse. Ehk siis, mis sind siia täna tõi ja kuidas tahad ennast peale tänast kohtumist tunda.
ja kui sa oled saanud kirja, siis sa võid mulle anda chatis märku, et sul on kirjas. Kui sa oled saanud kirja enda taotluse, ehk selle siis, mis sind siia tõi, kuidas sa tahad ennast peale tänast kohtumist tunda, siis me saamegi siit minna edasi ja võtame järgmise sammu, ehk siis loome kerguse ja selguse, kuidas liikuma üldse hakata, nii et sa läbi ei põleks, vaid kasvataksid endas hoopis enesekindlust ja tunneksid rohkem sedasama kergust, seda rõõmu, seda rahulolu. Siis nii, mida sa veel saaksid tunda, ja puhanuna kindlasti, et sa tunneksid ennast alati puhanuna, inspireerituna, motiveerituna, et kõik on see, millised need sammud siis peaks olema või võiks olla, milliseid samme sa valid, et just sedasi ennast tunda. Ja mis juhtub, on see, et tihti hakatakse liikuma motivatsiooni pealt, kuid motivatsioon ei ole järjepidev tulemuste saavutamiseks. Ehk siis see on hea, motivatsioon on väga hea nii-öelda sütik, kuid järjepidev liikumine ja distsipliin on need, mis viivad sind päriselt tulemusteni. Ehk siis ma loodan väga, et sa oled täna elevil ja motiveeritud enda eesmärke täitma, kuid ma küsin su käest, kui sa vaatad oma eesmärki või sa isegi mõtled oma eesmärgi peale, kui sa mõtled enda unistuste peale, et kui sa ei ole eesmärki kirja saanud, kui sa mõtled enda unistuse peale, kas see on midagi, mis paneb sind hommikul voodist tõusma? Kas see elu, millest sa unistad, kas see paneb sind hommikul voodist tõusma? Nii tore, et saan siin vastuse, et ikka paneb, super, see on nii oluline, sest kohe jõuan ka sinna, et mida see siis tähendab, et kui sa oled seda nõus tegema. Ja mis juhtub, on see, et tõeline elevus, kui me vaatame enda nii-öelda eesmärki või vaatame enda unistusi, ma kasutan mõlemat sõna, et täpselt taaskord see, et oleneb, kus kohas sa praegu enda elus oled, et kas sul on pigem unistused või on sul konkreetsed eesmärgid juba paigas. Ja siis, et kui see tõeline elevus, kust see tuleb meie hingest. Ja sellepärast peabki olema meie see eesmärk, see konkreetne mõõdetav asi piisavalt inspireeriv. Et sa isegi kõige hallimal päeval oled nõus üldse voodist üles tõusma ja tegema selle kõige väiksema sammu, et selle poole edasi liikuda. Ja kust tuleb sõna inspiratsioon? Inspiratsioon tuleb sõnast in spirit ehk siis meie hingest. Ja tõeliselt inspireerivad eesmärgid tulevadki just nimelt meie hingest. Seega vaata uuesti üle, mis sa eile kirja panid, vaata üle enda see unistuste osa, vaata üle enda visiooni osa, vaata üle enda eesmärk. Ja küsi enda käest, kas ma olen nõus selle nimel tegutsema isegi siis, kui mul üldse tuju ei ole. Sest kui sa oled inspireeritud, siis ei pea mitte keegi tulema ja sind sealt tõstma selle teki pealt ära, halloo, ärka ülesse, hakkama eesmärgi poole lõikuma. Ei, sa oled juba ammu enne üleval, sest esiteks sa võtad aja iseendale, et enda aeg on kõige olulisem, eks ole, et kõigepealt endale aeg ja siis sa oled nii-öelda uut power'it täis ja sa liigud inspireeritult edasi enda
eesmärkide, enda unistuste, enda soovide poole. Ehk siis sa liigud enda soovide poole inspireeritult ja kirega. Nii kirg kui inspiratsioon mõlemad tulevad meie endi seest, meie südamest, meie hingest ja see on loomulik osa. Nii, ja siit ma võtan taas kord, jagan sinule slaide. Ja saamegi siit kenasti minna edasi meie tänase põhiosa juurde. Nii, kuidas siis luua plaan, mis aitab sul päriselt tegutseda? Esimene asi, meie mõtted tekitavad meile tundeid ja meie tunded panevad meid mingit moodi tegutsema ja läbi selle tegutsemise tulevad tulemused. Aga mis on see tunne või see seisund, mida sa siis soovid rohkem kogeda? Ja alustagi sellest, et pane enda jaoks kirja, mis on see tunne või seisund, mida sa soovid kogeda või rohkem kogeda. Panin selle rohkem siia sulgudesse, et võib-olla sa juba kogedki, aga sa tahaksid seda veel rohkem kogeda. Ja sa võid ka chati panna, kui sa seda soovid jagada teistega. Või kui sa seda vaatad salvestusena YouTube'i kaudu, siis võid ka kirjutada kommentaaridesse, mis on see tunne või seisund, mida sa soovid rohkem kogeda. Elevus, turvatunne, rahulolu, kergus. Nii ilus, nii mõnusa. Juba ainuüksi lugedes tekitab see nii mõnusa tunde, et kõik need mõnusad nii-öelda suurenevad, laiendavad sõnad ja tunded siin, et kõik, mis on selline tunne, kus sa tunned, et sa tahaks minna nii-öelda maailma kallistama, sest sa ei saa öelda, tahaks rohkem kogeda elevust või ma tahaks rohkem olla kerguses. Ei, seda ütleb, ma tahan turvatunnet, ma tahan elevust, sa tahaks käed laiali ajada, tahan seda kergust, eks ole, et just, et sellepärast ma ütlen ka tihti, et sõnadel on väga suur jõud. Vaata, milliseid sõnu sa kasutad, kas selliseid, mis sind laiendavad, avardavad, nii sellist sõna, mida ma otsisin, mis sind avardavad või need, mis sind tõmbavad lukku ja panevad kinni. Ja kõik need sõnad, mis te siia juba kirjutasin, need on kõik sellised, tahaks käed laiali ja tahaks kohe sirutada, venitada, et väga-väga võimas. Aitäh teile, et te siin jagasite ja sain siit ka kohe tuua nii-öelda näited. Nüüd järgmiseks, kui sa oled saanud endal kirja selle seisundi, selle tunde, siis kui sinu eesmärk täituks, siis milline näeb välja üks argipäev sinu soovitud elus? Ja see võtab selle unistuse, mis sa siis eile kirjutasid või see visioon, mis sul ka on varasemalt võib-olla juba kirjas, tõmbab ta natukene kitsamaks. Ja miks just argipäev? Sest kui ma küsiks, milline on sinu ideaalne päev, siis suure tõenäosusega oleks see kuskil palmi all, külma kookost juues, valge liivaga rannas, siis sellepärast ka see küsimus täpsustus, milline on sinu argipäev, milline on see sinu igapäevane ideaalne elu, see, kui sinu eesmärk on juba täitunud. Ja ma siin annan sulle esialgu 5 minutit ja ma vahepeal küsin teie käest, kas te soovite rohkem või on see piisav ja läheme edasi. Arvestan hästi palju just nimelt teiega, et siis läheme siit sujuvalt järgmise juurde.
järgmise küsimuse juurde ja läheme veel sügavamaks. nii, ma panen ise aja, siis sa ei pea jälgima, vaid jälgin mina ja ma annan vaikselt teada, kui aeg hakkab täis saama. aeg hakkab vaikselt täis tiksuma.
ja see harjutus, et milline on sinu argipäev, siis ma soovitan võtta taaskord nagu ka esimese päeva puhul visiooni jaoks, et sa võtaksid aega, et sa võtaksid ka siin aega, et kirjutada lahti, milline on see argipäev sinu soovitud elus, et kui sa mõtled ka selle ideaalsele argipäevale, milline siis on? Kuidas algab sinu hommik, mis kell sa ärkad, millised on sinu igapäevaharjumused, millised on sinu rutiinid, just hommikurutiinid. Kuidas, kellega sa hommikut näiteks naudid, kellega sa hommikut sööd, mida sa siis teed enne lõunat, kuidas näeb see ennelõunane aeg välja, kuidas sa veedad enda lõunase aja, taaskord kellega, kus, mida sa teed ja mida sa teed, siis võta järgmine hetk, et lõunast enne õhtusööki näiteks, mida sa sellel ajal teed, mis tegevusi sa siis teed, millal sa trennis käid, millal sa liigutad, millal on see sinu aeg, et sa võtad värsket õhku ja käid looduses. Millal ongi siis ka sinu aeg, millal sa võtad endale teadlikult pause ja siis mida sa teed õhtusel ajal, kellega sa teed, kus sa käid, millised on sinu õhtused rutiinid, rituaalid, et tegelikult see 5 minutit läheb nipsust taaskord, see läheb väga kiiresti, kui sa hakkad sellesse süvitsi minema, kui sa teed seda süvitsi, seda harjutust. Seega ma väga-väga loodan, et sa võtad selle aja ja kirjutadki lahti, et milline näeb välja see sinu soovitud sinu ideaalne argipäev. Et kirjuta ja lase fantaseerida, unistada, see ei ole midagi kivisse raiutud, aga see tuleb sinu sees, see tuleb sinu hingest, see tuleb sinu südamest. Seega julgustan võtma ikkagi pastakas ja märkmik ja kirjutama ja unistama natuke suuremalt. Nüüd läheme veel sügavamale. Mis on see üks asi, mille peale mõeldes sa tunned, et see ongi see. Mis on see, mis sulle kõige rohkem meeldib? Ja ma natuke selgitan seda küsimust lahti, et aitan sul nii-öelda avardada taaskord selle küsimuse mõtet ja et sa mõistaksid paremini, et kuidas sellele ka vastata või saaksid ideid. Võtagi korraks endale hetk ja kuula enda hinge, enda südant. Mis mõtted sul kõige esimesena tulevad? Kui ma küsin, mis on see üks asi, mille peale mõeldes sa tunned, jah, see ongi see. See on see, mis mulle kõige rohkem meeldib. Siis mis on see esimene mõte, mis sul tuleb? Pane see kirja. Kui sa soovid, sa võid panna ka korraks silmad lihtsalt kinni. Kui see sind aitab, siis hinga ka sügavalt sisse ja välja. Tee seda kas või paar korda ja siis kirjuta. Sest selle küsimuse juures me ei otsi seda õiget vastust, vaid pigem seda, mis sind kõige rohkem kõnetab. Mis on see, mis paneb mis annab justkui sulle hapniku sinna leegile, et vaata, mis on see, mis on esimesed sõnad, mis sul kirja tulevad. Need võivadki olla lihtsalt mingid märksõnad. Need ei pea olema väga hästi struktureeritud laused, see ei pea olema essee, vaid just panegi need esimesed mõtted kirja. Ja toon ka mõned näited, et mõne jaoks võib see olla näiteks see ongi see, mida ma tahan. Ma tahan elada maal, kus mul on palju aega ja mul on rahu. Või see võib olla ka näiteks kellegi jaoks, et see ongi see, mida mina tahan olla kruiisilaeva peal, esineda kuskil lavadel. Mina olin üks nendest, kes mõtles, et ma tahaks nii väga kruiisilaeva peal töötada. Aga just, et mis on see, mida sina tahad? Või kolmas variant võib ka olla see, et sa teed midagi
kätega, ehk sul on mingi reaalne toode või sul on mingi reaalne asi, mida sa siis teed ja sul tekitab head tunnet, et see ongi sinu asi, kui sa reaalselt füüsiliselt näed, et midagi saab valmis. Ehk siis kõik vastused on õiged. Absoluutselt kõik vastused on õiged. Pane lihtsalt kirja see, mis sind kõige rohkem kõnetab ja mis on see, mille puhul sa tunned, et jah, see on see. Ja kui sa oled saanud kirja, siis pane mulle chati kirjas või pane jah, see on see. Aitäh sulle. Suurepärane, aitäh. Nüüd mõtle korraks tagasi, kas siis näiteks ka sellesama tänase argipäeva harjutuse peale või kui sa vaatasid eilset salvestust või tegid eilset harjutust koha peal siin kaasa, kus sa kirjutasid visiooni, siis nagu ma ütlesin, et sa võid ka tänase argipäeva mõelda, kas see on seal kirjas? Kas see, mis sa praegu kirjutasid, et jah, see on see, mis sulle kõige rohkem meeldib, see on see, mis sul tekitab seda sädet, mis tekitab seda tunnet, et jah, see ongi see, mida ma tahan. Kas see on sul kirjas? Väga hea, siis patsuta ennast õlale või kallista, sest sa oled õigel teel. See on suurepärane, et sa said ka enda argipäeva, enda visiooni kirja, selle, mis paneb, mis süütab sinust sinu sisemise kire. Et see on nii oluline. Ja ma ka ütlesin eilses tutvustuses, kui ma ennast tutvustasin, et olen ka passion testi läbiviija, kiretesti läbiviija, siis et leida, mis on see, mis sinu sees sädet tekitab, mis on see, mis paneb sul päriselt asjad liikuma, et sina ise hakkaksid ka liikuma enda unistuste, enda eesmärkide, enda kire poole, siis kiretest on üks hea võimalus selleks ja selle info te leiate kodulehe pealt, seda ma siin eraldi teile välja ei too, aga see on see, kuhu ka seal me tahame alati jõuda, et sa leiaksid, et jah, see on see, mis toob mulle naeratuse näole. jah, see on see, mis mind paneb hommikul voodist püsti tõusma. See tundub minu jaoks nii loomulik. jah, see on see, mille nimel ma käingi tööl ja teen tööd. Võib-olla see asi ongi sinu töö, mis paneb sind särama, mis toob sulle naeratuse näole. Et see on hästi huvitav ja vahepeal meenuta endale, kui sa tunned, et ei ole võib-olla kõige päikeselisem päev, vaata, kas sa liigud selle, jah, see on see asja poole, et väga-väga palju see toetab meie edasiliikumist meie eesmärkide poole. Ja seega aitab nii-öelda teha need sammud sinnapoole. Et kui sa liigud millegi poole, mis tuleb sinu hingest, siis on sul ka palju kergem päris samme teha, et saada reaalseid tulemusi. Aga läheme siit edasi. Mul on tõesti nii hea meel, et te kõike kirjutasite, et te saite just selle asjaga enda sinna visiooni või argipäeva kirja. Nüüd, mida sa juba tead, oskad
või omad, mis aitab sul alustada või jätkata eesmärgi poole liikumist. miks ma siin ka ütlen alustada või jätkata, sest taaskord on inimesed, kes alles unistavad ja ei ole eesmärki väga selgelt nii-öelda paika pannud ja just ootavad seda väikest tõuget, et edasi hakata liikuma või üldse alustada. ja on siis ka teine osa, kellel on juba eesmärgi poole liikumine nii-öelda toimunud, kes juba liigub eesmärgi poole, aga tunneb ennast võib-olla, et justkui otsin sõna, stuck, kinni et tunneb ennast justkui kinni ja tahaks justkui seda järgmist tõuget, et edasi liikuda. ja otsib väljaspoolt nii-öelda siis seda tunnustust, väljaspoolt heakskiitu, et teha järgmine samm. aga meie keskendume praegu täpselt ainult sinule ja enda sisemusele. seega, mida sa juba tead, oskad või omad, mis aitab sul siis kas alustada või jätkata eesmärgi poole liikumist. et seni, kuni sa kirjutad, see küsimus iseenesest aitab sul tuua siis tähelepanu sellele, mida sa oskad. sest kõige kergem on öelda oma eesmärgi poole liikudes, et ma ei saa, ma ei oska, ma pole selleks veel valmis, ilma et tegelikult üldse analüüsiks, et mida sa siis tegelikult oskad, mis sul juba on olemas. ja oma esimeseks või järgmiseks sammuks ei vaja sa tavaliselt kõiki teadmisi ja oskusi. et suure tõenäosusega on sul see järgmise sammu oskus või teadmine olemas. natuke veel laiendan seda mõtet, et saaksid veel võib-olla siit mõtteid juurde. see järgmine sammu, kas siis omadus, oskus või teadmine, mis sul on, võib olla näiteks aja planeerimine, et sul on teadmised aja planeerimisest või siis tegevuste planeerimisest. taaskord, mis sõna sind ennast rohkem kõnetab, kas sa planeerid aega või sa planeerid oma tegevusi. et näiteks sul on siis olemas teadmised aja planeerimisest või sa oled õppinud turundust või sa oskad väga hästi kuulata. ja see võib olla ka täiesti midagi isiklikku, nagu näiteks sul on oskus olla järjepidev või sul on toetav perekond, kaaslane, sõbrad või sa oled juba alustanud midagi ja sellega lõpetanud. ehk siis vaata ka seda, et mida sa oled alustanud, mida sa oled lõpetanud. võib-olla sa oled midagi alustanud, justkui tundnud, et see ei ole läinud nii, nagu sa tahad, aga sa oled ju sellest midagi õppinud. seega, kui sul ka ei tule kohe meelde kõik need asjad, siis küsi endalt, mida sa oled varem teinud, mis on olnud keeruline, aga sa said hakkama ja milliseid ressursse sa siis kasutasid. et meie enda elu annab meile hästi palju vihjeid, kuidas tegelikult edasi liikuda. seega vaata otsa enda tulemustele, vaata otsa, mida sa oled teinud, vaata otsa enda teadmistele, oskustele, asjadele, mis sul on olemas ja siis pane kirja, et mis sul tegelikult on olemas, et teha see üks järgmine samm. sa ei pea teadma tervet teekonda, sa pead ainult teadma 1-2 sammu. ja nii tore, et täpselt jõudis kohale meile ka meie tänane külaline. et siit enne kui edasi läheme, siis kui sa, Merle, paned pildi sisse ja siis ma panen sind ka, pinnin su siia endaga koos ära. nii tore, et sa siin oled.
võtan su enda kõrvale siia. Ütlen siis ka tere tulemast sulle, Merle. Ja kohe annan sulle sõna. Mul on nii hea meel, et sa võtsid et sa said võtta selle aja, et tulla siia, sest just räägime ka sellest, et millised oskused, omadused ja teadmised meil on varasemalt olemas, et edasi liikuda. Seega sinu üks järgmiseid samme, Merle, oli tulla minu kolmekuulisele kursusele ja lisaks sina olid keegi, kes oli ka samal ajal üks-ühele coachingus. Ehk sul oli nii-öelda premium pakett. Mulle isegi meeldib premium rohkem kui VIP. Sinul oli premium pakett ja tegime kahekest. Olin sinu nii-öelda tee ja arengu kõrval. Seega ma lasen sul paari sõnaga ennast tutvustada, millega sa praegu tegeled, mis on see, mida sa teed ja siis ma küsin su käest natukene nii-öelda tagasisidet, kuidas läks sinule kolmekuulise kursusega. Aga palun, ma annan sulle sõna. Tere, Merle olen. Ma lihtsalt praegu küsin, et kas väga kajab või on okei? On okei, natuke kajab, aga see on okei. Et jah, ma olen praegu siin juures korraks tulnud, aga ikkagi ma tahan öelda enda selle põhitegevuse kohta, et ma olen Shindo instruktor ja kes teeb ka praegu vaikselt massaaže ja lähen seda teed edasi. Põhimõtteliselt Shindo instruktor. See on nii tore, sest ma olen olnud peaaegu kogu selle teekonna kõrval, sest teadsin sind ju ka varasemalt ja see, mis nagu viimasel ajal, kui palju sa edasi liikunud on minu eest nagu hästi-hästi imetlusväärne. Seega kõigepealt, mida andis sulle üldse kolmekuuline kursus enesekindlalt eesmärkide poole? Ma natuke eile vaatasin neid asju järgi, tegin siin märkmeid ja põhiasi, mis mul siis läbi jooksis, oligi see, et ma märkasin, kuidas ma hakkasin nägema neid erinevaid vaatenurkasid olukordadel. Et see oli kindlasti üks asi, mida mulle see andis. Ja loomulikult need moodulid, need vihkud, et kõik see on seal nagu puhas kuld, et see lihtsalt, see annab enesekindlust. Mina sain küll, ma sain hästi palju enesekindlust juurde, julgust just valida. Teades, et on alati ka uuesti võimalik valida. Et ikkagi jah, nagu see pealkiri enesekindlus. Enesekindlalt eesmärkide poole. Ja tore, et sa tõid sisse juba selle ka, et tõesti kursus kestab 12 nädalat ja seal on 6 moodulit. Ehk siis igat peatükki või igat moodulit me läbime 2 nädalat ja seal on üsna sisukas töövihik tegelikult, sest kirjutamist on hästi palju, sest sa pead tegema iseendaga, nii-öelda iseendas sisse vaatama ja samal ajal ju ka samme tegema. Ja Merle, kui sina läbisid nüüd seda enesekindlalt eesmärkide poole kursust koos coachinguga, siis kuidas sa tunned seda, et mis vahe neil on, et kuidas sind toetas just see, et me sinuga ka kohtusime palju rohkem kui tegelikult kui teistega? Mind ikkagi väga toetas see, et meie kohtusime ju iga nädal tegelikult. See kuidagi see hästi personaalne lähenemine, sinupoolne ja see pani nagu, ma usun, et ma tegin ikka kõvasti rohkem, kui ma ise teeks, sest praegu ja ma tunnen, et ma läksin ikkagi hästi kiiresti edasi selle 3 kuuga. Et kindlasti see mind nagu hästi toetas, ma hakkasin tegema selliseid nagu julgemaid valikuid ja see, mis ma tahtsin praegu ka veel öelda, et sa kogu aeg nagu tuletasid mulle meelde, et ma jälgiks, mida ma mõtlen, mida ma ütlen, et ma olen hästi hea manifesteerija. Et jah, et mõtlesime, rääkisime reisist ja tegime broneeringu ära ja nüüd on juba reisil käidud. Kusjuures praegu, kui sa ütlesid, ma segan korraks täiesti vahele, kui sa ütlesid, et siis, kui me sinuga hakkasime koostööd tegema,
siis sinu üheks eesmärgiks oli see, et sa lähed, kas ma võin öelda, kus sa käisid, eks ju? et sa lähed, et sa tahad minna Iirimaale ja nüüd sa just tulid tagasi Iirimaalt ja hästi huvitav on see, et mul on ka varasematest programmidest olnud siis naisterahvad, kes on kirjutanud enda eesmärgiks reisi. Ja nüüd nad kõik on ära käinud, et just sain ka et just rääkisin ka varasemalt, kes olen läbi viinud ka Bob Proctori Magic in Your Mindi, et sealt naisterahvas pani kirja, et ta tahab minna, tema unistuste reis on Jaapan ja ta käis nüüd ära, kirjutas mulle eraldi veel, saatis igasugused pilte, kuidas sakurad õitsevad, kuidas need roosad lilled kukuvad, eks ju, sealt puu otsast, nad langevad nagu lumi ja saatis neid pilte, see on lihtsalt nii imeline, kuidas tõesti saab need asjad tegelikult kõike tehtud, kui see tuleb midagi sinu sees, kui see on midagi sinu unistustest. Ja rääkides just nendest sammudest nüüd ka, Merle, et 3 kuud on tegelikult väga lühike aeg. See tundub, mõtled, 3 kuud on pikk. Me oleme aprilli lõpus, juba alles oli aastavahetus, ma mäletan, mis mul seljas oli. Eks? Et selles mõttes, et 3 kuud on väga lühikene aeg, kuid piisav, et hakata üldse märkama mingeid muutusi. Milliseid muutuseid sina, Merle, kogesid selle 3 kuu jooksul? Mida sa märkasid? Jah, ma märkasingi pigem seda, et ma panin selleks 3 kuuks endale selline eesmärgi ka, et selline nagu väline, nagu välise tulemusega oli see eesmärk, aga ma märkasin seda, kuidas tegelikult mul oli see 3 kuud oli see eneseanalüüs ja milliseid muutuseid. No oligi näiteks see, et ma konkreetsed tegevused näiteks, et oma massaaži see ruum, mida ma siis rentima hakkasin, et just sellised, kuidas ma nüüd ütlen, igal juhul mul oli see vahe läks hästi lühikeseks, et ma mõtlen ja ma teen ära, et muidu on see, et mõtlen ja jäängi mõtlema, aga jah, see oligi see muutus siis, et sellest mõtlemisest nagu tegevuseni läks. Ja praegu, kui ma selle välja ütlen, siis minu puhul on see väga suur muutus. Et see oli kindlasti. Ja ma märkangi, kuidas isegi kui ma teen mingeid valikuid, siis ma vaatan nagu selle järgi, et me panime need 5 kirge, et kas see nagu toidab mõnda neist minu 5 kirest ja kas see nagu viib sinna lähemale. Ehk siis ongi hästi suur muutus on selles mõtlemises, eneseväljendust kindlasti ma sain juurde sealt. Ja just sellega seoses, et need webinarid olid salvestatud ja neid sai järgi vaadata. Väga hea kõrvalt vaatamine. Ja ma korraks veel toon võib-olla selle muutuse ka, kuidas sa ütlesid praegu, eks ole, et sa tutvustasid ennast kui Shindo instruktor, kuidas sa panid numbri sinna, et mitu inimest võiks olla. Ja sa leidsid selle ruumi, kus oligi siis see inimeste arv maksimum ja mis juhtus? Ja oligi, manifesteerisin selle numbriga ruumi ja sinna ruumi ei mahugi rohkem. Sellest, et jah, ma sain täpselt sellise ruumi, kuhu mahtus täpselt nii. Just. Ja sealt ka see, miks kui ma märkan, et minuga koostöös keegi on väga hea manifesteerija, siis mõnikord need numbrid on väga väikesed, armsad naised, mis te panete nii klientide arvu puhul kui ka sissetuleku puhul, et kui sa paned kliendi arvuks, ma nüüd ei võta sind, Merle, praegu näiteks, aga kui sa võtadki kliendi arvuks, et ma tahan, et mul on 5 klienti, siis see 5 klienti jõuab väga kiiresti sinust, saad 5 klienti väga kiiresti täis. Pane kohe 10 sinna või pane 8, midagi, mis oleks suurem kui see, mida sa ise võib-olla julged unistada. Sest mis on see, mida sinu hing ütleb? Jah, see on see. Kas ta on selle 5-ga tegelikult nõus? Kas ta tahaks äkki rohkem? Et see on praegu selline klient või kui et just seesama koht, et kui ma näen ka endast, kui sinu sissetulek, sa mõtled, et võiks olla seal, toon taaskord suvalise näite, et võiks olla 2000 eurot igakuiselt sissetulek. Kas see on see, mis sa päriselt tahad? Kas see on see, mille peale sinu hing karjub? Jaa, see on see!
või see võiks olla vähemalt 3–5 seal, eks ole, et tegelikult sa manifesteerid väga kiiresti, kui see tuleb sinu südamest. Ja Merle, taaskord ma ütlen siin ka välja, sa oled väga hea manifesteerija, usu rohkem sellesse, et kõik, mis kirja paned, tegelikult täpselt nii ka läheb. Jah, lihtsalt see enesekindlus ja julgus suuremalt, ikka suurelt ongi, et jah, panedki mingi väikse numbri ja see ruum tuleb täpselt selline tulebki, et sinna mahubki täpselt nii palju inimesi. et see oli väga hea näide. Just, et nüüd on aeg topelt suurusruum leida, et ka need, kes sul järjekorras ja ei saa nüüd sellepärast, et ruumi ei mahu inimesed sisse, siis nüüd on sul vaja suuremat ruumi, Merle. Nii et mõtle ka selle kursuse peale uuesti tule. Nii, kui nüüd minikursusel osaleja mõtleb, kas liituda, siis kuidas sina julgustad? Kindlasti 100% liituda ja ma isegi praegu mõtlen, et ma tooks välja selle, et no, isegi kui sa mõtled, et ma võib-olla sellepärast ei liitu, et ma ei julge võib-olla ennast väljendada või seal grupis sõna võtta või noh, kasvõi mingid sellised täiesti nagu noh, enda nähtavaks tegemise võib-olla hirmud siis, et just need ongi need põhjused, miks peaks tulema, sest see ruum on seal hästi turvaline, et see lihtsalt saab väga julgelt jagada, olla nagu lihtsalt päriselt olla. ja kui sa noh, natukene ikkagi tahad mugavustsoonist välja minna, sest Kristinaga on nii mõnusalt nagu pehmelt täitsa õige piiri peal nagu katsetab neid piire. Midagi hullu ei ole, aga samas just selline põnev huvi, et sa saad kindlasti sealt edasi selliste, mis sa arvad, et sa ise oled mingisuguse, tõenäoliselt oledki ise mingi seina endale ette pannud, mingi piire, mingi uskumuse, siis lihtsalt nende väga toetavate küsimustega sujuvalt saab nendest piirangutest läbi, et nagu igal juhul 100% soovitan. Nii armas, aitäh. Mul tunne, kuidas selg tõmbas veel rohkem sirgu ja rind veel rohkem ette. Nii aitäh sulle, Merle. Ja kusjuures see on nagu nii tore või nagu nii huvitav, kuidas sa tõid välja taaskord sellise asja, et see ruum on selline turvaline ja hoitud ja ma olen seda saanud kõikidelt, kes on minuga koostööd teinud, nagu absoluutselt kõikidelt ja isegi olen saanud sellise tagasiside enda viimaselt 1-1 coaching'u kliendilt, et Kristina, ma ei tea sind, aga juba esimesel kohtumisel oli tunne, et ma ise kisun kõik riided seljast ära, ma olen nüüd paljas, mida sa veel mu kohta tahad teada. Aga ma ju ei teinud mitte midagi, et lihtsalt, et minu superpower on luua ruum, isegi kui see on virtuaalne. Et isegi virtuaalne ruum on see, kus ma suudan luua siis sellise mõnusa hoitud ruumi ja sellepärast ma tahan ja soovin, et minu kursused on ka piiratud nii-öelda arvuga inimestega. Ise, kas ma ütlesin õigesti? Piiratud arv inimesi oleks minu kursusel niipidi, et siis ma saan seda ruumi paremini nii-öelda luua ja hallata kui seda, kui on näiteks 100–150 inimest. Et siuke mõnus 12, sest tavaliselt, mis juhtub, 12 inimest kunagi ei ole korraga kohal. Seega see ruum on alati siukene mõnusalt 6–8 inimest, kui on kohal, siis see on see ruum, kus juba saab luua seda mõnusat energiavahetust, seda mõnusat hoituse tunnet ja saab luua seda mõnusat hinnangute vaba keskkonda ja ka toetavat keskkonda. Ja tavaliselt, mis juhtub, on see, et ikkagi inimesed, kes tulevad sinna gruppi, eks ole, on kuidagi moodi siis mingis mõttes ka sarnased, et grupp ise loob ennast, mina ainult loon ruumi. Seega mul nagu nii hea meel, et sa sellega siin välja tõid, Merle. Kas sa soovid veel midagi jagada või midagi sellist, mida ma võib-olla ei küsinud? Ja siis ma ei hoia sind tegelikult rohkem kinni. Ma tahangi seda nüüd lihtsalt siia veel jagada, et just see sinu see personaalne ehk siis see 1-1 coaching,
et lihtsalt see ongi nagu hästi imetlusväärne, kuidas sa nagu nende sa ei suuna kunagi, et tee nii või teine. et lihtsalt nende oma küsimustega nagu sa paned inimesed neid samme tegema ja nagu ennast lihtsalt nagu ennast avastama. ja see ongi ikkagi, sa kuskil ütlesid ka, et keegi ütles sulle, et igalühel peaks olema oma Kristina. no põhimõtteliselt see ongi täpselt see koht, et seda ei saagi niisama võib-olla edasi anda, see tuleb lihtsalt läbi kogeda. et sa võib-olla lähed kursusele ühe mingi arvamusega, aga sealt tuleb hoopis midagi, sealt tuleb hoopis midagi muud ja midagi hoopis palju ägedamat ja sellist vau. et lihtsalt seda tahtsin siia lõppu veel öelda. aitäh, aitäh, nii armas, et just, et on ka öeldud seda, et Kristina, sa oled nagu pind seal eks ju, tagumikus, et sa oled nagu see pind, sest ei ole ainult see, et me vaatame ainult sisse, vaid ongi see, et sa pead mitte ainult enda sisse, vaid kui me tahame ka väliseid tulemusi reaalselt, eks ju, me teeme küll sisetööd, aga me peame samme tegema siin maailmas, siin reaalsuses, eks ole, mitte ainult enda sees. seega alati, kui sa ütlesid, et sa tegid väga palju sisetööd, siis tänu sellele tegelikult me iga kord ka vaatasime üle, mis on sinu järgmised sammud, mis on järgmised. Merle, mis on sinu järgmised sammud, mis on sinu järgmised sammud, eks ju. et just see, et ka päriselt liikuda, sest ma olen väga tihti, kui räägitakse manifesteerimisest, siis manifesteerimine ei ole see, et mõtlen oma unistusest ja teen ja loodan, et see tuleb minuni. Peame ise tegelikult minema sinnapoole, hakkama neid samme tegema, et see saaks siia ellu nii-öelda reaalsuseks, siia ellu ka manifesteerida. Nagu see on justkui, et sa tellid, eks ole, midagi interneti teel e-poest, aga sa pead ikka minema ise ukseni ja selle ukse lahti tegema, et kullerile siis allkiri anda ja siis pakk vastu võtta. Nii et ikkagi sa pead minema mingid tegevused ise ära tegema. Nii et super, aitäh sulle, Merle. aitäh, aitäh, aitäh. et sa tulid, jagasid niimoodi põgusalt ja aitäh, et sa said selle aja edasi võtta. ja siis meie siit liigume edasi meie minikursusega. Kui sa soovid, sa saad siin kenasti olla ja kui mitte, siis kohtun sinuga juba järgmisel korral. Aitäh sulle, Merle. aitäh. Ja läheme siit meie aga edasi, sest meil on veel mõned küsimused, millele vastata. Ja üks nendest on nii, kuhu me jäime pooleli siia. Mida sa oled juba teinud, mille eest sina saad ennast tunnustada? Täpselt nagu Merle tõi ka välja, see, kuidas ta liikus, pani kirja endale numbri, mitu klienti ta soovib, Shindo tundi, siis samamoodi see sai täis number juba järjekord, on vaja suuremat ruumi. See on põhjus, miks ennast tunnustada. Ja hea, kui sa saad kirja praegu 3 asja, aga ma taaskord väga palun, et sa paneksid kirja tegelikult vähemalt 10. Sest kui sa hakkad endas kahtlema, kas sa saad oma eesmärgi täitmisega hakkama, siis sul on alati hiljem koht, kuhu tagasi tulla ja vaadata otsa nii-öelda tõestusele, et jah, sa juba oled päris palju saavutanud. Sa oled väga palju juba samme teinud. Sul on põhjust enda üle uhkust tunda. Seega pane kirja 3 asja praegu, mille eest sa saad ennast juba praegu tunnustada.
Seega ükskõik millal iganes sul tuleb kahtlus sisse, kas sa saad oma eesmärgi täita või täidetud, siis võta see nimekiri ette ja vaata, kui palju sa tegelikult juba oled, taaskord ütlen, saavutanud. Seega, miks ei peaks see eesmärk täituma? Miks sa selle poole ei peaks liikuma? Miks sa seda ei peaks saavutama? Absoluutselt saavutad. Sa pead lihtsalt seda päriselt tahtma. Sa pead päriselt seda väga-väga tahtma. Seega, julgustan taaskord vaadata oma eesmärk üle, mis sa paned kirja ühe asja, kaks asja, mida sa päriselt tahad, mis tuleb sinu hingest ja sinu südamest. Ja siis hakka selle poole liikuma, sest sa saavutad selle, kui sa seda päriselt tahad. Ja siit ka järgmine küsimus. Mis võiks olla sinu fookus järgmise nädala jooksul? Pane endale kirja, mis võiks olla sinu fookus järgmise nädala jooksul. Seejärel mõtle, mis sind toetab järjepidevuse loomisel. Kas see on koht, mis aitab sul olla järjepidev? Kas see on aeg, kuidas sa aega kasutad, kuidas sa aega planeerid, kuidas sa tegevusi planeerid? Või sa soovid, et sul oleks tugi, kes aitab sul seda järge pidada, kes on siis arengupartner, mentor, coach, juhendaja, parim sõber, kellega sa jagad enda samme, mastermind grupid, et mis on see tugi, mida sa võib-olla praegu vajad, et sa tunneksid, et sa liigud päriselt edasi ja saaksid hoida järjepidevust. Ning kolmas, mis on samuti väga oluline küsimus siin selles komplektis, on, kuidas sa saad aru, et oled rajalt kõrvale kandunud? Mis tunded, mõtted või märgid sellele viitavad? Ja kõrvale kaldumine siin ei tähenda sugugi seda, et sa oled läbi kukkunud. Ei, kõrvale kaldumised on need loomulikud osad meie elust, sest kas südamekardiogramm on, eks ole, üles-alla, ei ole sirgejoon. Kui on sirgejoon, mis siis on? On surm, siis on kõik. Seega, ka meie elu käib vahepeal üles-alla, lihtsalt vaata, et sa väga alla ei lähe, et pigem ülesse poole ja siis siuksed väikesed naksukesed allapoole ka vahepeal, sest see on okei, see on elu üks osa. Ning ole alati sellel ajal enda vastu hell ja armastav, sest ma arvan, et ka ennast tuleb tegelikult alati armastusega kohelda, sest kellega sa oled 24/7 koos ja kellega sa oled sünnist surmani koos, iseendaga. Seega ole enda vastu palun armastav, ole hell ja lihtsalt märka, kui hakkavad teelt kõrvale kaldumised tekkima ja mis võivad olla mõned sellised märgid, ehk siis kuidas sa saad aru, et sa oled oma rajalt kõrvale kaldunud või kaldumas, et mis on need tunded, mõtted või märgid. Ma toon siit lihtsalt mõned näited, et sa saad taas mõelda, et kas see kõnetab sind või mitte ja kas siit sa saad võib-olla mõtteid endale juurde. Näiteks, kui sa hakkad liiga palju sotsiaalmeedias scrollima, mis tähendab mis tähendab siis seda, et sul ei ole lihtsalt põnev või sul ei ole kirge oma eesmärgi poole liikuda. Et see on ka see, kus sotsiaalmeedia võib meie tähelepanu kõrvale kallutada, siis on hea koht vaadata üle oma eesmärk ja küsida, miks ma seda tegelikult tahan, kas ma seda päriselt tahan ja sealt saad taas kord. See on üks lihtsamaid viise, kuidas scrollimist ära lõpetada, kui sinu eesmärk on piisavalt põnev ja tekitab sulle piisavalt elevust. Samamoodi, kuidas aru saada, et sa oled oma rajalt kõrvale kaldunud, on tunne overwhelmed ehk siis eesti keeles overwhelmed, ülekoormatud, ma loodan, et see on õige sõna, ülekoormatud tunne, et kõik on justkui liiga palju ja et justkui ei saaks hakkama, siis see on hea koht taaskord, kus teha lihtsalt korraks paus. Vaadata üle, mis on need tegevused, kas need päriselt viivad sind edasi sinu unistuste, sinu eesmärkide poole või see on lihtsalt midagi, mis on sinna kogunenud ja tegelikult nende tegemine või mitte tegemine ei mõjuta seda, kas sa liigud edasi või mitte.
Seega hea on vahepeal vaadata ka üle just sellise pilguga enda tegevused, et kas need päriselt viivad sind edasi. Ja võib-olla ka mõtted, et kui sa tunned, et mul ei ole mõtet enam selle nimel pingutada, siis on taaskord hea mõte vaadata üle, et kas see, mille poole sa liigud, on päriselt see, mida sa siis tahad, sest see võib olla lihtsalt märk, et on taaskord hetk vaadata üle oma miks. Ja ma palun, et sa kirjutaksid endale praegu ühe nii-öelda lubaduse või annaksid endale loa, et näiteks ma tõin siia 2 näidet, et sul oleks kergem mõista, mida ma tahan sellega öelda. Ma luban endal tegutseda omas rütmis, on justkui, et ma annan endale loa või ma luban endal alustada ka siis, kui veel kõik ei ole selge. Ja sest me ei pea lubama, me ei pea küsima luba mitte kelleltki teiselt, et täita enda eesmärke, kui ainult iseendalt. Ehk siis ainus luba, mida sa vajad, on sinult endalt. Ja ka eilse esimese päeva juures me ka panime, eks ole, andsime endale loa tahta rohkemat. Seega, kui sa tahad rohkemat, siis sul ei pea kõik olema juba täiuslik, sest sa oled juba piisav sellisena, nagu sa oled. Ja nagu sa nägid ka eelmiste harjutuste puhul, et sul juba on tegelikult ressursid olemas, et teha see järgmine või siis esimene või järgmine samm. Nüüd see harjutus, mis siia jääb, on, kelleks sa selle teekonna jooksul saad. Ja selle ma jätan sulle koduseks ülesandeks, et sul oleks ikka midagi õhtul teetassi kõrval teha ja sa ei peaks scrollima ega lihtsalt niisama telekat vaatama. Kuigi mõnikord sa võid ka seda teha ja absoluutselt, kui sa annad endale loa ja sa soovid vaadata, siis ma ei näe, et selles midagi halba oleks, lihtsalt ära seda iga õhtu tee ja lihtsalt iga päev, et leia ka see aeg, et kasutada seda produktiivselt iseenda jaoks. Ehk siis, kui sa vaatad oma eesmärki, kui sa vaatad, et seda eelmist harjutust, kui sinu eesmärk on täidetud, milline on sinu ideaalne päev, millist visiooni sa oled endale ette kujutanud, siis et see saaks täituda, siis sina hakkad muutuma. Ehk siis kelleks sa siis sellel teekonnal saad, kelleks sa muutud, milliseks naiseks, meheks sa muutud, milliseks inimeseks sa muutud, kui sinu eesmärk on täidetud. Sest kui sa mõtled lihtsalt, ei, siis ma olengi selline, nagu ma olen. Ei ole. Sa ei ole selline, sest sellisel juhul oleks sinu eesmärk juba täidetud. Seega see teekond on ka kasvamise teekond. Sinu eesmärk on, et sina inimesena areneksid ja kasvaksid. Ja enne sa pead kellekski saama, et midagi saada. Seega sinu ülesanne kodus kirjutada on, kelleks sa selle teekonna jooksul saad. Nüüd kui see, mis me täna siin tegime, sind kõnetas ja sa tunned, et sa tahaksid seda veel kogeda, siis ma kutsun sind edasi. Ja ma olen loonud 3-kuulise online kursuse enesekindlalt eesmärkide poole. Me alustame 5. mail. Seega sul on natukene veel aega mõelda, järgi kuulata, teha neid ülesandeid. Aga ära väga kaua mõtle, sest see pakkumine, mis ma teen, on ainult nüüd selle nädala lõpuni. Mõtlesin 24 tundi, aga kuna siin on natuke rohkem järelvaatajaid, siis ma tulen vastu ja teen selle pakkumise kuni nädala lõpuni ehk siis reedeni. Ja olen siis loonud 3-kuulise teekonna enesekindlalt eesmärkide poole, mis aitab sul hoida kontakti enda visiooniga ja enda väärtustega. Kindlasti üks harjutus, mis me ka teeme seal programmis või kursusel, on, et me vaatame üle, millised on sinu väärtused, sest need peavad käima sinuga käsikäes, et sul oleks kerge ja hea edasi liikuda.
ja me liigume väikeste, kuid järjepidevate sammudega, sest sammud on need, mis viivad reaalsete tulemusteni. Nii nagu ka Merle just hetk tagasi rääkis, et kuigi sa teed sisemist tööd, siis et saada neid väliseid tulemusi, me peame ka reaalsest päriselt siin elus neid samme tegema. Ja seega me seal kursusel on ka selline tugi, et me alati vaatame, milliseid samme sa oled teinud ja et sa ikkagi liiguksid edasi ja saaksid päriselt reaalseid tulemusi. Mulle meeldib öelda, et ma teen tööd reaalsete inimestega ja nad saavad reaalseid tulemusi. Seega, kui sa otsustad tulla, siis mul on hästi hea meel. Kasvatad enesekindlust läbi kogemuse ja mitte täiuslikkuse. Sest nagu ma ütlesin, sa juba oled piisav ja enesekindlus kasvab siis, kui sa liigud oma eesmärkide poole ehk siis läbi tegevuste. See, kui peegli ees lihtsalt öelda, ma olen enesekindel, ma olen enesekindel, ma olen enesekindel, siis see paneb protsessid küll tööle, aga see ei anna kohe tulemust. Päriselt tuleb enesekindlus siis, kui sa teed mingid sammud ära ja sa näed ka mingeid tulemusi. Sealt kasvab ka enesekindlus. Ja kursuse lõpuks siis sa oled tunduvalt lähemal oma eesmärgile. Ma ei saa lubada, et sinu eesmärk on selleks ajaks täidetud, sest 3 kuud on tõesti väga lühike aeg tegelikult. Kui sa teed suuri samme ja mitte väikeseid samme, siis ma usun, et sa ka enda eesmärgi tegelikult ära täidad. Kõik nüüd oleneb sellest, mida sina teed, milliseid samme teed, kui palju sa võtad vastutust enda sammude eest, et need tulemused päriselt saaks realiseeruda. Kindlasti on sul selgus, kuhu poole sa siis liigud, siis sul on rohkem rõõmu ja rahulolu igas päevas ning sa tunned ning sa lõpetad selle ära, et sa ütled, et sul pole aega, sest sa hakkad märkama, et sul on aega, sest sina ise valid, kuhu sa oma aega kasutad. Ma loodan, et sa said täna siit taas kord mõtteid, aga enne veel, kui me lõpetame, palun kirjuta siia chatti, kuidas sa ennast praegu tunned. Kuidas sa ennast tunned? Mis on see tunne? Mina olen täiega elevil. Tunnen, kuidas põsed läksid muudkui punasemaks, kuidas läks sees kuumaks, energiat hakkasid liikuma. Tunnen, et peab tegutsema hakkama. Üliäge. Mõnus ja liigun oma unistuste suunas. Ja nüüd enne veel, kui ma siit täitsa kinni panen, palun vaata enda taotlust, mis sa kirjutasid. Kuidas sa tahad ennast tunda tänase kohtumise lõpuks? Ja vaata, kas need omavahel praegu ühtivad. Ja jätsin sulle kodutöö, et minikursus ilma kodutööta ei saa olla. Kui sul on kodutöö tehtud, siis see oleks üliäge, kui sa kirjutad mulle ja annad teada, et sa tegid ära või mis sa sealt avastasid. Ning mul on hea meel ka, kui sa annad mulle ka tagasiside, mis sa siit kursuselt said. Ma kohe, kui on salvestus ära protsessinud, saadan teile kenasti taas kord meili peale, ma panen ka pakkumise teile meili peale ja lihtsalt ära jää ootama, sest nagu ma ütlesin, aega on, aga aega peab ise vaatama ja valima, kuidas ja kuhu sa seda kasutad. Ehk siis võta vastutus enda tulemuste eest ja tee need vägevad sammud, et saada reaalseid tulemusi. Aitäh sulle, et sa osalesid minikursusel ja kohtun sinuga juba 5. mail 3-kuulisel kursusel enesekindlalt eesmärkide poole. Aitäh sulle ja tšau!